mis on maailmas kõige kurvem asi või kurbasi asju on palju või selliseid, mida nagu imestada, mõtled, et miks on nii, on mitte niivõrd see, et keegi paneb segast, eks ju, ma olen isegi noorest peast võib-olla emana öelnud, ära tee nii, ma ikka teen, vaja kogemus ära saada, eks ju, ise ikkagi raha peale astuda ja jälle ja jälle. Või inimesed on, ma ei tea, kas mingi lapsepõlve on viinud lõpuks nii kaugele, et ta on, ma ei tea, käitub väga kummaliselt, teeb mingeid imelikku asju, mis ei tähenda, et selle eest ta ei pea saama karistada, aga see on mõistmise aspekt, sa võid nagu mõista seda kõike. Jah, et jääda nagu armastusse sisemiselt. Nagu isa, eks ju, last võib-olla vaja natukene aeg-ajalt karistada, eks ju, seda päikseenergiat anda, mitte ainult kogu aeg ema hellitus ja pai, eks ju, et sellise läbi distsipliini, seda on ka, seda energiat, päikseenergiat on ka vaja me kõigil. Aga kõige kurvem on võib-olla see, millest ma olen rääkinud ka, et kuidas maailmas siis selle usu või Jumala nimel või minu kogukonna nimel, isegi ütleme, vahet ei ole, et isegi kogukonna sees on palju vastuolusid, aga isegi sama mingi religioonis on hästi palju erinevaid liikumisi, kuidas nende omavahel ja siis lõpuks suured religioonid omavahel sõjad ja sõdimised ja alateadlikkus, kuni sügavale alateadusse välja peavad ennast siis nagu, et me oleme välja valitud, me oleme õigel teel. Ja kuidas see siis, üks asi on see, et ta lihtsale inimesele mõjub niimoodi kummastavalt, et ta nagu, ta võib-olla saab aru, et materiaalne maailm on täis sellisest petuskeeme, et kaupmehed valitsevad, eks ju, siis ta püüab nagu vaimsuse poole, siis seal näeb, et sukeldub sinna, seal on samasugused sellised algajad pühendunud erinevates religioonides või New Age liikumistes, kes sama selle iha, viha ja kadeduse on peitnud lihtsalt, nad on lihtsalt peenemal kujul, lihtsalt avalduvad edasi, siis inimene pettub nagu vaimsetes praktikates ka. Aga uue ajastu märk on võib-olla see või sellise kuldse ajastu, nagu ikka ootavad ime, eks ju, imeaega uuesse mõõtmesse minekut või sätejõugat või ükskõik mis kultuuris, kuidas seda nimetatakse. Või siis kaupmehed ütlevad, et finantssüsteem vajub kokku, et tuleb uus süsteem. Et kuidas hakatud on, kuidas lõpuks on hakatud mitmel tasandil koostööd tegema, isegi kristlased omavahel, ma vaatan. Mul on head sõbrad kristlased ja nad ka nagu omavahel, et kristlaste erinevad siis nagu liikumised on hakanud omavahel koostööd tegema, isegi see on hea. Siis on paljud meie traditsioonis, eks ju, Vaisnavi traditsioonis, kuidas siis sa jääd nagu oma liistud oma maitse juurde, aga kuidas sa nagu suudad hakata nagu siis teiste usureligioonide ja liikumiste koolkondaga leidma neid ühiseid jooni ja seal siis nagu seda ühisrinnet moodustada lihtsalt, et emake loodus oleks puhas ja hing rahul ja Jumal rahul. Et see on võib-olla kõige suurem selline hurraa moment või kõige suurem kuldse ajastu märk on, et kuidas inimesed alateadlikult nad võib-olla jäävad oma teetassi juurde, et this is my cup of tea, eks ju, ütlevad, mul on nagu Krishna, eks ju. Aga sul on nagu ütleme Jeesus Kristus või New Age või Therapy, maausulised, kuidas sina jääd oma liistud juurde, kuidas tehakse siis koostööd, leitakse need ühised printsiibid, et me tahame, et emake loodus oleks puhas, et inimene oleks õnnelik, kõik oleks terved, eks ju, lapsed oleks kaitstud. Ja on olemas üldiselt siis nagu sellised sügavamad loodusseadused, mis taanduvad lihtsatele printsiipidele, tänulikkus, alandlikkus, koostöö, eks abivalmidus, empaatia, kõik ja nii edasi, et see on nagu hea märk.